Elvis, sinu puhul on see, et sa ise ei peaks seda ütlema, siis ma saan seda ise öelda, et noh, sa ju rääkisid, eks ju, et see Trump, kuidas ta siin valimiskampaania ajal neid asju rääkis, et uusi sõdu ei algata ja režiimivahetusega ei tegele, et nii nagu tema need eelkäijad siin kõik, et siis nüüd on hoopis vastupidine olukord, et me oleme jälle suures konfliktis ja mina vaatan seda niimoodi, et Biden ja Bush on kokku saanud ja Trumpi näoga tegutseb põhimõtteliselt. Aga mis sa arvad, et millest nüüd selline hiljutine selline 180 kraadi muutus toimunud on või oligi see algusest peale kohe niimoodi plaanis? 180-kraadine muutus siis mis osas? No see jutt ja praegused teod, mis ta teeb. No see on ju põhimõtteliselt kõiges siis 180 kraadi pööre. Et mees lubas rahu ja on sõjad, lubas Ukraina sõja ära lõpetada 24 tunniga, kestab. Uued sõjad, mitte üks, noh, inimestel meeldib rääkida praegu siis Iisraeli ja Iraani vahelisest sõjast, on ju, või USA, kuidas nüüd siis täpsemalt, ütle mulle sina, kas on Iisraeli ja Iraani sõda, on USA ja Iraani sõda, on Iisraeli ja Liibanoni sõda või on kolmas maailmasõda? Just tahtsingi selleni jõuda, et minu meelest, ma ei tea, millal see täpselt hakkas, aga ikkagi tundub juba, et see kolmas maailmasõda käib päris jupp aega juba. Jah, vaata, mul on niisugune tunne vahepeal, et võib-olla me ei ole nagu terminite osas jälle ühel lehel, et kas maailmasõda tähendab seda nagu mingisuguses Hollywoodi filmis, et tulnukad tulevad ja kogu maailm sõdib nagu siis nende vastu või et kõik maailma riigid on korraga sõjas või tähendab maailmasõda ikkagi noh, nii nagu me ajalooliselt oleme käsitlenud, et noh, kui ikkagi suuremad jõud on sõjas, olgu neid 2, 3 või 5 tükki, siis on tegemist maailmasõjaga, eks ole, sest et noh, nii-öelda suurem sõda siis entiteetide vahel, riikide vahel, kelle siis tegevus või sellest sõjategevusest tulenevalt on mõjutatud kogu maailma majandus. Kas siis on maailmasõda või? Noh, sellisel juhul on mul nagu naljakas iga päev lugeda, et nii peavoolumeediat kui ka vastuvoolumeediat siis või alternatiivmeediat, et räägitakse, et noh, kogu aeg, et homme võib hakata kolmas maailmasõda, noh. Et no mis asi, kas siis droonisõda on kolmas maailmasõda või tuumasõda on kolmas maailmasõda või kui kõik tänavatel omavahel sõdivad, siis on kolmas maailmasõda või kui vaktsineerimata inimene ja vaktsineeritud inimene teineteist Delfi kommentaariumis lahti, ütleme, ribadeks kisuvad ja sõdivad seal ja karjuvad teineteise peale. Kas siis ei ole maailmasõda või noh, et vaata, mis asi see maailmasõda siis lõpuks on ja kui ma nagu läbi selle prisma vaatan, siis on naljakas lugeda, et kohe hakkab võib-olla kolmas maailmasõda. Head sõbrad, kolmas maailmasõda käib. Me oleme selle keskel. Sellel on algus, sellel on lõpp, sellel on tead, ta võib olla nagu laineline meri, eks ole, tal on haripunktid ja tal on madalpunktid, eks ole, võib-olla tal on mingisugune kulminatsioon, hetkel võib-olla on mingisugune tipupunkt, mida me pidasime kulminatsiooniks võib-olla Hormuzi väina osas näiteks, mis on hetkel siis nii-öelda, noh, justkui nagu tipupunkt, võib-olla see on alles eelmäng, eks ole, et uus tipupunkt võib olla midagi palju nagu tõsisemat, eks. Aga noh, mina vaatangi seda jälle niimoodi, et meil ei ole midagi oodata, me elame seda läbi, me oleme protsessi keskel, see ongi kolmas maailmasõda, head inimesed, terve maailm on sõjas, vasak-parempoolne leer on sõjas, kõik usud on omavahel sõjas, rassid omavahel sõjas, eestlane kisub teise eestlase ribadeks juba, oma naabri ta kisub juba ribadeks, küll kohtus, küll Facebooki kommentaariumis. Head sõbrad, see ongi maailmasõda. Ja kuna meie inimestena juba ligimestega sõdime ja ühisel eesmärgil ei toimeta ja nii-öelda usus, lootuses, armastuses kokku ei tule, siis see on kajastunud, nüüd kulmineerunud ka siis suures poliitikas. Ehk siis mitte, et suur poliitika juhib ülevalt alla seda asja, ei. Mass, meie ühisteadvus kujundab maailma ja see, kuidas inimesed iseenda sisanda valivad, kas nad valivad headuse üle kurjuse või vastupidi, eks ole. Et kas nad valivad sõja rahu asemel, kas nad valivad iseseisvuse, vabaduse, orjuse ja sõltuvuse asemel.
või ei. Ja noh, täpselt see, kuidas meie inimesed täna igapäevaelus elavad, täpselt see on ka laias laastus meie majandus ja riikide vaheline sõdimine, erimeelsused, killustumine, kuni sinnamaani välja, et vere valamiseni. Ja noh, ühesõnaga mina näengi seda nii, et me oleme juba 3. maailmasõjas juba mõnda aega ja mul on lihtsalt, ma ei ole mingisugune prohvet, aga hinnates siis tõenäosuse põhjal seda, mida noh, nimetame neid siis globalistideks või pankuriteks, süsteemi halduriteks või juhtideks, et see, mida süsteemi juhid või loojad võib-olla on parem nagu sõna, et see, mida süsteemi juhid saavutada üritavad, kui läbi selle prisma vaadata, siis on võimalik nagu ka aru saada, et kuhu me teel oleme, kui kaua hinnanguliselt asjad nagu kesta võivad ja milline on mingite sündmuste realiseerumise tõenäosuseks. Noh, nagu näiteks tuumasõda või mingisugune sanktsioon või embargo hiinlaste poolt Euroopale näiteks või midagi, mis iganes, eks ole. Et kõikide nende asjade puhul võib siis hinnata tõenäosust, eks. Siin on rumalaid inimesi ka, kes kuupäevade täpsusega ikkagi lahmivad ja ka kahjuks alternatiivmeedia poole peal on siin meil neid inimesi. Ma osalen nendega isegi saadetes, eks ole, et mul on küsimus, kas nad on kinni makstud agendid või kes nad nagu siis on. Aga kes siin ikkagi kaitsevad Netanyahut tulihingeliselt ja mitte Netanyahut, vaid kurjust kaitsevad, olgu ta kummal pool tahes, eks ole. Et meie ei ole kunagi pooli valinud, eks ole, et näed, EKRE on see püha lehm ja Trump on püha lehm. Me alati vaatame kaine mõistusega, meil on ka teatud soov mõtlemine, sa alati loodad, et keegi tuleb ja teeb asja korda ja vahepeal justkui nii nagu paistab, et ongi nagu justkui paremuse poole miski minemas. Aga samas me nagu oleme niivõrd karmid enda vastu ja realistid, et kui ilmnevad nagu uued asjaolud, siis me hindame väga kiirelt ka nagu olukorra ümber ja ei jää kinni, eks ole. Ehk siis me ei tee Donald Trumpist mingisugust Jeesus Kristust ja ei pane oma igavest usku temasse, eks. Et see on see, mida inimesed siin täna nagu teevad, eks. Ja samamoodi siis ka Iraani poole pealt, eks ole, et mina vaatan seda jällegi, nagu ma olen korduvalt öeldud, et ühe lohe 2 tiiba, vahet ei ole, kui ma tiiva peal sa istud, lendan samma kohta, eks ole, ja we are all merely players, kes aru ei saa sellest illusioonist, mis on see valiku illusioon, mis meile on antud, eks ole, senikaua, kuni tõeliselt sõltumatut, kontrollimatut jõudu ei tule, senikaua ei ole vahet, kes seal sõdivad ja mida tehakse, eks ole, eesmärk on ju sama, allutada inimkond siis totalitaarsele režiimile, täiustada süsteem, majandusmudel, digitaalne kommunistlik majandusmudel, millest välja pääseda enam ei ole võimalik ja sellesama süsteemi juurutamine, kehtestamine, implementeerimine, väljatöötamine käibki samal ajal, kui meie hommikust õhtuni pasundame, et Iraanil on viimased 10 raketti järgi või et Ukrainas on venelastel ammu toss väljas. Et see on see meie rumalus, eks ole, et meid nagu tõmmatakse. Täna just olin tööl kliendi juures päev otsa, raadio käib, eks ole, mis sealt tuleb hommikust õhtuni, ainult sõjapropaganda, eks. Trump ütles seda, Ukrainas see, droonirünnak seal ja see kassett mängib peal ja see kujundabki meie majanduse ja lõpuks kõik muud hoiakud siin, eks. See oli jah, lühike intro, et 3. maailmasõda siis ühesõnaga käib kokkuvõtlikult sinu küsimuse vastusele. Nojah, sa vastasid juba kõik küsimused põhimõtteliselt ära, aga siin mingisugused asjad, mida võiks natukene laiendada võib-olla. Just seesama, et seda sõda nüüd just seal Iraani kandis on ju põhjendatud igasuguste erinevate asjadega Trumpi poolt, et küll see ongi täpselt sama Iisraeli kaitsmine, eks ju, siis Iraani tuumaprogramm ja kuni sinna välja, et Hormuzi välja on vaja millegipärast lahti teha, mis ennem ei olnud nagu kinni, eks ju. Et aga mis sa arvad, et miks see nagu nüüd just siis pihta hakkas, sest Iraan on siin olnud teemaks ju aastaid, et Barack Obama oleks võinud seda sõda alustada ja ka ennem juba eelmised presidendid. Aga miks just nüüd ja miks just Trump, oskad sa selle kohta ka midagi öelda?
noh, ega meil ju ei ole võimalik siseinfot sellist omada, nagu neil on, et milline see eesmärkide saavutamise, eesmärkide, nii-öelda siis seatud eesmärkide saavutamise täpne ajakava on, eks. Me teame laias laastus, mis on vaja saavutada. See on digitaalne idee, see on, nagu ma ütlesin, digitaalne kommunistlik kord, mis siis nii-öelda võtab arvesse CO2 emissioone kuni indiviidi tasandini välja. Eesmärk on lülitada välja kõik võimalused inimestel sõltumatult majandust aretada, sõltumatult toitu hankida ja sõltumatult kuidagi nagu hakkama saada. Eesmärk on täielikku sõltuvusse nad viia, ehk siis ja see süsteem peab olema selline, et igast otsast, kuhu sa nagu põgeneda üritad, vaatab sulle vastu tupik, eks ole. Et see on laias laastus nagu eesmärk. Süsteemi eesmärk on süsteemi täiendada kuni täiuslikkuseni välja, peale mida see iseennast hävitab. Saad aru? See on see süsteem siis, süsteemi nagu olemus. Iga süsteemi olemus. Võta mis tahes äpp, võta mis tahes arvuti, sa arendad telefonis, arendad selle täiuslikkuseni välja, sa annad selle välja ja siis sa hävitad selle, sest tuleb uus mudel, eks ole. Noh, see muutub obsoliit, eks ole. Ja see sama asi kordub läbi inimkonna ajaloo kogu aeg ja on kordumas taas. Nüüd, miks nüüd? Noh, see annab meile pigem vastuse siis, et see juhtus nüüd, see tähendab, et mitte miks nüüd, vaid see juhtus nüüd, see tähendab, et järgmiseks on oodata mida. See võimaldab meil natukene võib-olla hoopis ennustada, et vaatame natuke teistmoodi selle asja peale. Et mind ei huvita, miks nüüd. Ma tean, miks nüüd. Vahet ei ole, kas see 2 aastat tagasi või 3 aasta pärast. Aga ma teadsin, et see juhtub ja ma tean, et see peab juhtuma, sellepärast, et see on ainus viis maailm võimalikult paljud osapooled kaasata ja külvata siis ühesõnaga see must auk, Iraani must auk, nagu ma olen öelnud, mis on siis sõda selle kristliku maailma ja siis islamimaailma ja judaismi ja kõikide nende religioonide vahel. Ühtlasi, kuna uus rahamudel, rahasüsteem võetakse kasutusele, on vaja musta auku, mille kaudu kõik see olemasolev koor ja raha puhtaks pesta ja parim asi sellest on sõda, no paper trail, eks ole. Ehk siis kuhu see raha kaob, kelle kätte see lõpuks koondub, see nii-öelda kapitali kontsentreerimine on läbi sõja, eks ole. Läbi sõja kontsentreerub kapital kõige tõhusamalt kitsa ringi kätte. Ettevõtluses sul on veel, ma ei tea, S&P 500, sul on 500 suurt ettevõtet, eks ole. Aga sõjas on mingisugune, ma ei tea, seal ongi võib-olla käpu täis inimesi, kes kogu selle kapitali nagu omavahel ära jagavad, eks ole. Ja see ongi see must auk, mida ma nimetan siis, kuhu praegu siis üritatakse, Ukrainaga seda alustati ja nüüd Iraan jätkab seda siis. Ehk siis, noh, see ongi see maailmasõda, kuhu siis kogu lääne maailma produktiivsuse siis salvestatud produktiivsus, mis on siis vara ja väärismetallid ja kapital ja mis iganes kujul ta on, see siis kanditakse nüüd nendesse nii-öelda uued turud, kasvupotentsiaali piirkonnad ja jaotatakse ära siis omavahel see võim uute jõudude pool, kes tulevad, kehtestavad meile siis uue süsteemi. Laias laastus niimoodi, see on niisugune hästi keeruline mehhanism, eks. Ehk siis, miks nüüd? See tähendab, et järgmiseks on tulemas see sama asi. Ja 2026 on meil, eks, 2030 agendaga on ju kõik kursis, eks ole. Noh, kas see mitte ei ole nagu loogiline ajaraam, eks. Seda kõik juba ju teavad, et 2030 on meil eesmärgid siin seatud ja 2035 mingid ja ei ole mõtet kinni jääda 2030, 2035. Võtame ajavahemikku. Noh, võtame dekaadi, võtame generatsiooni. Point on nagu see, et see ei oma tähtsust, kas ta on 2030 või 2042, eks ole, see digitaalne kommunism on ju. Vaid see on meie generatsioon, Peeter, eks. Ja meie generatsioonile või siis praegu üleskasvavatele lastele rajatakse seda mudelit ja ühtlasi valmistatakse nad läbi siis selle sotsiaalmeedia ja ajupesu ja tehisintellekti ja kasvatuse ette selliselt, et nemad selle süsteemi vastu ei streigiks, sest sina ja mina mitte kunagi selle süsteemiga ei kohane, täpselt nii nagu üks
üks väga vana mees Ameerika filmis, no tema sõidab surmani oma selle manuaalse Fordi pickup truckiga, onju. Samal ajal kui teised ammu sõidavad Teslaga juba ja siis laps sõimab isa, tead ise ju, laps sõimab isa alati, et sa oled vanamoodne, vaatama nuputelefoniga. Nii, nüüd toimub see sama asi, eks ole, jälle. Ja see uus noor, kes tuleb peale, ütleb, noh, meile, et täitsa lollakad peast ja vaata, et te nii vanamoodsad, mis iseseisvusest ja sõltumatusest räägite. See on ju töö, nigistama ja verd valama seal, kui ma saan lihtsalt kodaniku palka ja sa saad 15 minuti kaugusel, kõik on olemas, vaata. Noh, sama maja all on kõik juuksur ja pood ja kõik asjad ja vahet ei ole, mis on see prügi, no kõht on täis ju, hea on olla. Et ühesõnaga, see jälle vastabki kokkuvõttes siis sellele küsimusele, et miks nüüd, see tähendab, et noh, me oleme jõudnud järgmise etapini, faasini, kus on rahade kantimine. Inimesed, kes vaatavad ja siin ka vastasleeris arutavad seda sõda umbes kui niimoodi, et näed, Trump versus mingisugune USA versus Iraan, Iisrael versus Iraan on juba nagu ajast maas ja räägivad valest teemast. Tegelik küsimus on siis uue majandusmudeli kehtestamine ja see puudutab meid kõiki ja inimesed, kes räägivad, näed, et ida pool on nagu kuidagi parem või et lääne pool on parem, siis head sõbrad, Türgis kehtestati eile, sina vist panid ise selle üles või? Et täpselt samad asjad, mis meil siin läänemaailmas toimuvad natukene teist viisi juba ka idablokis, eks ole. Ehk siis tegelikult on see one world government, one world system, eks ole, ja seal on jah, muidugi sisepinged ja kiskumised omavahel ka, täpselt nii nagu poliitilises ladvas on, eks ole. Iga ettevõtte juhatuses on erimeelsused. Kui sa arvad, et Eesti Energia juhatus tuleb kokku või nõukogu tuleb kokku ja kõik on üksmeelel. Mõni ütleb, et näed, võiks hakata nüüd kaevandama Ida-Virumaal, mõni ütleb, et võiks Lõuna-Eestis kaevandama hakata, noh. Ja nad võivad selle pärast kiskuda ja seal lastakse lahti üksteist ja pannakse võib-olla maju põlema ja tead, lõhutakse suhteid ja mida iganes. Aga see on nende sisemine kiskumine. See meid lihtsurelikke sind ja mind ja Eesti inimest ei puuduta. Kes sellest läbi ei näe, on juba kaotanud. Kes laskub sellele tasandile, et hakkab vaidlema seal EKRE versus Reformierakond või USA versus Iraan, et noh, kummal pool on parem või kas Venemaa või Ukraina, see on juba kaotanud. Juba eos, ta ei saa aru üldse, mis toimub. See on rahapesumehhanism, musta auk, me rääkisime sinuga sellest aastal 2023 vist, kui see Ukraina saade oli, kui me ütlesime esimesena need asjad välja, eks, kui Paet ja Madisson ja kes seal veel läksid, eks. Nii, nüüd on 3 aastat möödas on ja kõik see on välja tulnud, eks ole, ongi rahapesu, leitakse mendasid mingisugust kullakamakate ja kullast WC-pottidega ja millega kõigega veel. Tulebki välja, et rahad on kadunud ja korruptsioonisüüdistused ja no oli õigus ju. Ja kuidas ta nüüd jälle läbi ei näe siis? See on sama asi, aga veel suurem. Iga rahapatakas, mis Iraani läheb, kaob. Ukrainast võib-olla leitakse midagi veel ülesse. See, mis sinna Iraani maetakse, see rakettide hulk, saad aru, mis praegu korstas, iga pauk 10 tonni, pauk 20 tonni. Laksud käivad ja kuhu see raha, noh, kelle käes see raha on, eks ole. Noh, mis sõdu sellega kuskil Aafrikas peetakse või mis maid või kaevandusi, kullakaevandusi või liitiumi või koobalti või niklikaevandusi nende rahade eest kuskil rajatakse või kus kaevandatakse, me ei tea. Meil pole õrna aimu ka, sest me keskendume sellele, kes võidab ja kes kaotab ja kumma poolt mina olen. No. Et nii ta ongi, nii seda mina vaatan, ehk siis minu jaoks on kõik loogiline. Ja see on ette kuulutatud ammu juba. Albert Paik oma kirjas Matsiinile juba ammu lubas seda, eks ole, et see 3. sõda tuleb, ma olen seda dokumenti jaganud ka mitmetega. Ei taheta väga nagu rääkida või tõsiselt võtta, aga ometi täpselt nii on. Ja kui me näeme ka kohalikul tasandil ja rahvusvahelises meedias, nagu meil nägime, oli see Järvi versus Helme, eks ole, ja nägime ka mujal maailmas näeme seda, et nüüd hakanud see, nagu ma olen öelnud, konservatiivne pööre tuleb, eks ole, aga konservatiivses leeris on oma sisekiskumine, kes siis erinevate religioonide vahel, sest religioon on alati konservatiivne, erinevate religioossete eliitide vahel on siis pluss panganduseliit. Nende jõudude vahel on omavaheline sisekiskumine, kes siis nii-öelda selle dominantsema positsiooni saab ja kes selle süsteemi üle siis lõplikult valitsema tuleb. Ja noh, minu hinnangul on jõuõlg selgelt pankurite kasuks, sest kapital kontrollib maailma ja noh,
majandust ja lõpuks siis ka kõike muud läbi selle. Suur tänu kõikidele Vanglaplaneedi toetajatele, kelle abiga see video teieni jõudis. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks sellele on teil võimalus vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus on Pärismaalase e-poest endale toidulisandeid tellida. Muidugi võib teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja juba mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Kindlasti jagage seda videot ja liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kõik oluline info vaatamata tsensori pingutustele ikka teieni jõuaks. Suur tänu kõikidele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. No ja vaat selle majandusega ongi ju, et sellele sõjal on ülemaailmselt on ju väga suur majanduslik mõju. Et me siin naftahindade ja küttehindade pealt juba näeme oma rahakotiga, eks ju, aga seal on ju veel kõik gaas ja väetised ja mingisugused muud toorained, mingi heelium, mida seal kuskil tehnoloogias kasutatakse, just õlid ja kõik värgid. Ja IMF on juba täitsa ametlikult ja avalikult välja öelnud, et suurem inflatsioonirisk on ja see rahvusvaheline energiaagentuur andis ju täitsa välja soovitused riikidele, et nagu COVID ajal, et mis seal olid, et kodus püsida või kodus töötada ja piirata auto kasutamist ja lennureise, eks ju, et see on ju täpselt see sama, millest sa praegu rääkisid, et meil samas paralleelselt ka seda digi-ID-d järjest rohkem surutakse inimestele peale ja ka jälle nagu nii kavalalt läbi selle, et öeldakse, et vaata, näed, nüüd lastel ja noortel on tekkinud nutitelefonide ja mobiilidega, sellega seoses sõltuvus, eks ju. Et me rääkisime seda ju ammu juba, et see ei ole nagu päris siuke kõige parem asi, mida võib-olla noorele kätte anda. Aga nüüd siis, kui see noorsugu on kenasti sõltuvusse püütud, siis hakatakse, jälle probleem, reaktsioon, lahendus, hakatakse lahendust välja pakkuma, eks ju. Ja paralleelselt siis tõmmatakse ka majandus alla ja see ongi, et surutakse see digi-ID peale ja siis ongi kodanikupalk, kui süüa tahad, siis peadki kuidagi sellega kaasa minema ja leppima, et muud varianti nagu ei olegi. Aga kuidas sa nüüd näed nagu selle konflikti ja üldse nagu, mis siin järjest edasi nagu kerib, et milline see mõju siin Euroopale ja Eestile lähitulevikus võiks olla, et sa tegelikult juba kirjeldasid seda, aga võib-olla natukene nagu konkreetsemalt sellesse teemasse minna? Nojah, suurem osa vastupanuleerist kahjuks räägib siin lühiajalisest sõjast, kõik räägivad seda, mul on siin näed, ma võtan kohe lahti. Et ma siin ei eksiks, ma ikkagi aeg-ajalt panen kirja, kui meil on siin ikkagi siuksed Donald Trumpi sarnased inimesed, kes Donald Trump suisa kuulutas ennast nagu Jeesus Kristuseks või kuvab ennast siis temana vähemalt, ei kuulutanud ennast, aga Ei, ta on arst on, ta ei ole Jeesus Kristus, on arst. No nii, mis iganes, eks ole. Aga meil on siin ikkagi inimesed ju 9. aprilliks on Iraan korras, Magnus Irgi. 12. raketid otsas, 13. aprilliks on tõenäoliselt Iraanil raketid kindlasti otsas. Et neil ei ole võimalik sellises mahus, sellises tempos nagu jätkata sõjaga. Need on niisugused üksikud kommentaarid, mis ma siin võtan jälle meie leerist, eks ole. See ei ole see, et ma olen omade vastu pööranud. See on täpselt, vaata, ma mängin jalgpalli. Ega ma ei lähe pool ajal vastas meeskonnaga rääkima. Kuulge mehed, teil on taktika sassis siin, teil asjad ei toimi. Ma ju räägin oma meeskonnaga. Mehed, meil kaitse lekib. Ründajad ei tee seda, mida nad peaks tegema. Keskpoolik vaib kuradi kosmosesse, saad aru, samal nagu peaks koomale tõmbama seal või pressi tegema. Nii, ehk siis pole mõtet minu peale pahane olla. Mina olen see, kes oma leeris korda seab ja nii-öelda siis orientiiri püüab hoida ja ühtlasi, kui on vastutöötajad või agendid, kinni makstud agendid, siis tuleb ka nemad paljastada, sest et nagu ma olen öelnud, peavoolumeedia on ammu aru saanud, et meiega nad ei konkureeri. Aeg tiksub meie kasuks. Inimestel on villand. Nooremal generatsioonil on täiesti villand sellest peavoolumeediast, aktuaalsest kaamerast, ERR-i mingist jamast. Saad aru? Ehk siis nad on ammu sellest aru saanud. Nad jälgivad kõike, mis me teeme ja räägime. Ja väga rumal, ignorantne meist on arvata, et nad ei tee endast kõik võimalikku või mingisugust vähemalt, mis tahes, et nad ei pinguta selle nimel, et tulla siia ka meie sekka ja hakata narratiive kontrollima. Just nii, et nad ei väljuks
kontrolli alt nende, nii-öelda siis selles suunas, mis ei ole neile meelepärane jõududele, vaid jätta mulje, et ärge muretsege, meil on kõik hästi. Ka meil on eestkõnelejad. Me juba midagi teeme. Tegelikult me ei tee mitte midagi. Ja need inimesed ei tee ka mitte midagi. Nad tulevad lihtsalt kokku ja rahustavad saates pinged maha ja lähevad, võib-olla saavad selle eest oma noosi või ei huvita neid üldse absoluutselt, aga see on nende nii-öelda siis roll marionetina, eks ole. Ja meie, ja ka mina olen endale nii-öelda selle ülesanne võtnud, et noh, sa tead, et ma ei võta raha vastu nende asjade eest, mis ma teen ja mind ei huvita. Olgu saatus milline tahes, aga tõde on ainus, mis loeb. Ainus, mis loeb. Sest, et kui see lühiajaliselt kaiget teeb kellelegi, siis pikas perspektiivis on võita ainult sellest, ainult tõe rääkimisest. Nii. Ja sellepärast ongi see sama muster kordub, et aeg läheb ja selgub, et meil oli õigus. Miks? Sest me otsime tõde. Me ei jää kinni mingisugustesse vaheetappidesse ja meil ei ole mingisugust soov mõtlemist. Vaata. Ja kui on ka vahepeal midagi, siis noh, see ei kujune delusiooniks, eks ole, mis võtab meid üle. Et ühesõnaga jah, meil on siin 9 ja 12 on ammu möödas. Iraan laseb ikka 100 rakette päevas ja ütlesid alles välja, et me võime sellises tempos jätkata vähemalt 10 aastat. Nii et noh, mina ei ole mingisugune, ma ei tea, CIA agent ja teab, mis siseinfoga, sellise siseinfoga inimene. Aga kui ma tean, milleks on, mida on lubatud, mida on ette kuulutatud, siis sõda ei saa olla nädalajane, 2-nädalane. Sõda peab olema üsna pikk, sellepärast, et psühholoogilised protsessid ei toimu niimoodi inimestes. Eks ole, vaimsuse kujundamine ei käi niimoodi, et tegime 3-päevase sõja ja vaimsus kujunes. Inimesed vaatavad kõik mingi USA, Iraan, Iisrael, siin on vaimsuse kujundamisega, psühholoogiliste trikkidega tegemist ja need protsessid võtavad aega. Sellepärast vindub meil see Ukraina sõda, sellepärast tuuakse sinna juurde, meie elu läbiv joon peab olema nagu George Orwelliselt, sa ärkad hommikul üles, lülitad raadio sisse ja me oleme kogu aeg sõjas. Me ei teagi kellega, me ei tea kus, me ei tea, mis seal täpselt toimub, aga me peame maksma. Me teame, et me peame maksma, sest muidu on homme veel hullem, saad aru. Ammu on juba põrgu lahti. Jaa, poeletid on tühjad, süüa ammu ei ole juba, kõik peame ainult orjama, aga kui me ei orja ja ei maksa, siis homme on veel hulle, saad aru. Kas te tahate, et Venemaa tuleb siia? No mis iganes. Et sellepärast ei saa see olla lühiajaline sõda ja teiseks ei saa see olla ka sellepärast lühiajaline sõda, et kui sa võtad arvesse ka seda, et seda on religioossed aspektid, eks ole. Noh, jällegi, kas sina või mina või keegi vaatajatest, kuulajatest usub, ei oma tähtsust. See ei oma tähtsust, kas teie usute. See ei oma tähtsust. Nemad lähevad selle projekti järgi. Nemad usuvad. Sellepärast, et kui sul kogu maailma raha on käes, hea sõber, meie, kes me siin palgatšeki nimel rabeleme iga kuu. Aga kui sul oleks homme nii palju raha, et kõik asjad, mis maa peal sa endale lubada saad, noh, see ei paku sulle pinget. Mingi Lamborghini ostmine ei paku pinget. No. Sul on raha nii palju, et sa võid juba väikseid lapsi põletada ja vägistada. See ka ei paku enam pinget. See ka ei kõdita enam närvi. Saad aru? Siis tulevad mängu siuksed asjad nagu mustad maagiad. Nagu kõrged intellektid, hea ja kurja vaheline võitlus, eks ole. Tõsine mõtiskus eksistentsi üle. Ja kui sa nüüd jõuad selle järeldusele, et vaata, ma olen sellist pattu ja sellist rõvedust teinud, et mul ei ole enam pääsu. Mul ei ole enam pääsu. Siis on sul 2 valikut. Kas sa lõpetad ennast ära või sa hakkad teenima nii-öelda seda saatanat, eks, kurja isandat ja mõtled, ma panen lõpuni välja. See on see kibestumus ja kurjus, see kõige jõledam kurjus, eks ole. Ja sa pead mõistma, et need jõud maailmas, see eneseohverduslik, armastav, siuke uskuv, jumala kartlik, ütleme siis nii. Ma ei räägi, et sa mingisugune kiriku piibliga vastu pead peksev mingisugune koguduse liige oled, eks ole. Ma räägin jumala kartlikust inimesest, kellel südametunnistus kripeldab, kui sa valetad vahepeal. Aine. Kellel südametunnistus kripeldab, kui sa näed, et naabrimehel kukkus 50 taskust välja ja sa mõtled, sul kukkus vaata. Vaat, see on südametunnistus, see on jumala kartlikkus. Mõnedel inimestel pole seda. Ja need 2 jõudu põrkavad need kokku. Need, kes on pühendanud ennast kurjusele, mul ei ole enam vahet, sest ma olen juba tapnud ja mõrvanud ja vägistanud, vaata. Ja siis on see jõud, kes takistab, võitleb iseendaga iga päev. Võib-olla ta isegi tunneb endast selle kurjus ära, aga ta võitleb endaga iga päev, et seda kunagi läbi tema siia maailma ei tuleks. Ja need jõud nüüd põrkavad.
see on palju suurem kui poliitika, see on palju suurem kui mingisugune nafta hind, eks ole, see on palju suurem kui mingisugune Ormusi väin või isegi digiidee, eks ole. Need jõud põrkavad, see on igavene sõda ja see selles nii-öelda siis Lähis-Ida konfliktis või mis me nüüd näeme, võib see asi nüüd kasvama hakata ja võimenduma hakata. Ehk siis, no ma ei tea, kas me räägime 5-aastasest, 10-aastasest või 100-aastasest sõjast, Peeter. Ma ei tea ausalt. Võib-olla kogu selle uue digitaalkommunistliku majanduse nii-öelda siis majandusmudel ongi sõjamudel. Võib-olla see ongi sõjamudel. Kõik peavad töötama ja rahastama seda, et mingi nähtamatu seltskond saaks kuskilt koorida siis sellest nii-öelda täiuslikult kontrollitud digitaalsest rahasüsteemist pesta raha välja kuskile. Noh, sest reaalvara peab ju kuskil jõudma. Kui meie kõik oleme digiraha peal, eks ole, ja kodaniku palga ja nullide ühtede ja mingisuguste pangakontode peal, siis maailma rajatakse ikkagi ju reaalsetest asjadest. Maja ehitatakse puidust, eks ole, seade vajab niklit, kobaltit, vaske, kulda, hõbedat. Küsimus on, et kui meie kõik mängime nullide ühtede mängu ja krüptoraha mängu ja kodanikupalga mängu, siis kes ehitab maailma? Ja millist maailma? Noh, siin tuleb Matrixist see pilt mulle meelde, kus juhtmed jooksevad üle maailma ja on lõputu pimedus ja inimesed on kapslis, eks ole. Sest ainus asi, mis midagi veel väärt, on sinu elu energia, eks. Ja tehisintellekt siin, kellel ei ole seda südametunnistust sees. Ainus asi, mis takistab minul kurja tegemast, on see, et näed, ma võiksin naabri maha lüüa ja võtta tohto või raha ära. Ma tean, tal seif seal seisab. Vaata. Ainus asi, mis takistab seda tegemast, on südametunnistus. Ühendus kõrgemaga. Tehisintellekt võib olla sama tark või targem kui mina, aga tal seda ei ole. Mis tähendab, et ta jõuab ratsionaalse otsuseni. Tahan, kuidas saada, võtta. Ja lõpuks ta teeb selle järelduse. Tugevam, ehk siis nagu meil siin mõned totukesed räägivad, et see tugevam jääb ellu, siis mis on see tapjarakud on veres inimesel, eks ole, et noh, nii-öelda toovad need argumendid, ehk siis õigustada ära nii-öelda ligimese tapmine ja kurjus ja vägivald, eks. Noh, tehisintellekt jõuab samale järeldusele ja tulebki vägivallaga maailma valitsema, eks. Ja juba on jõutud ju selles mõttes, et kuskil katsetes on tehtud seda sama proovi, kuidas võtab igasugused piirangud maha ja läheb lõpuni välja juba, et oma see nii-öelda ülesanne lõpuni viida. Seda on juba korduvalt proovitud, jah. Et see ei ole üldse mingi teooria. See on ju meil ära räägitud jälle. iRobot, mingi vaadake, eks ole. Et me seal on ilustatud seda, et me hakkaks robotit armastama ja näed, me käiks Tallinna linnas ka vaataks seda Bolti, seda pakirobotit, jah, ja siis pull on see, et kui vana inimene läheb üle tee, siis keegi ei aita, eks ole, kui pakirobot jääb lumme kinni, siis on 3 inimest ümber, 1 filmib ja 2 tükki, oi nunnukene minna, saad aru, me olemegi sinna jõudnud, vaata. Jah, jälle tibu sammule, aga tõesti, see on nagu väga õige, et kui sa vaatad kõiki neid Hollywoodi filme, kus on mingisugused androidid juba sees, et see ongi siuke, hakatakse juba kaastunnet tekitama ja siuke, ta on ka ikkagi inimene põhimõtteliselt nagu no, mina vaatangi nii, et see sõdadest rääkimine hommikust õhtuni leierdamine, sest nad võiksid ju seda teha ka niimoodi, et meil hommikust õhtuni uudistes sellest ei pasundata. Keegi keela ju valitsusel neid kulutusi teha ja makse tõusta, aga millegipärast on ka massihüpnoosi seadmed rakendusse võetud, eks ole, pandud. See tähendab, et vaimsuse kujundamine ja generatsiooni kasvatamine teatud mentaliteedis. Noh, ja nüüd on inimesed imestunud siis, kui 13-aastased sooritavad võikaid tapatöösid juba, on ju. Aga seda me viljeleme, seda me ise me neile söödame, see ongi see vaimsus, mida on vaja ja see ongi maailmasõda, see on väga hirmus. See on väga hirmus asi. Jah, see on ka jõud, mida saab rakendada õigel ajal õiges kohas. Jah. Nojah, aga Trumpi toetajatest siin veel nagu rääkides, siis noh, tõesti siin on olnud ka maailma tasemel igasugused Alex Jonesid ja Tucker Carlsonid ja Candice Owensid ja Meghan Kelly vist ja kes on saanud nüüd Trumpi käest nagu niimoodi puid alla, et vähe ei ole, et kuidas nad on madala IQ-ga ja on kogu aeg Trumpi rünnanud ja
ja noh, vaata nüüd nagu tekibki küsimus, et need, kes praegu nagu Trumpi toetavad siin veel siiamaani, et kas nad siis nagu peale sellist asja ka ei ole nagu aru saanud, et seal ei ole nagu päris korras kõik. Et kui noh, näiteks Alex Jones, keda mina nagu päris tihti jälgin, siis isegi mul hakkas juba nagu üle viskama, kuidas ta Trumpi on pidevalt nagu siin õigustanud ja igasuguseid asju nagu heaks kiitnud. Aga kuskilt maalt läheb ikkagi igal ühel juba piir ja siis, kui sa Trumpi vastu midagi ütled, siis sa noh, põhimõtteliselt sa ei ole kunagi olnud mingisugune maaga toetaja ja sa oled üldse nagu noh, veel hullem kui mingisugused libauudiste kanalid. Et no ma ei tea, kui sa oled neid uudiseid näinud ilmselt, just natuke aega tagasi Trump tegi teise täpselt samasuguse avalduse ja ütles jälle, et need on sellised pool lollakad või päris lollakad kõik need samad 4 nime jälle. Et no ma ei tea, see siuke asi nagu võtab sõnatuks. Jah, ma ei teagi, kas nüüd öelda siis välja veel ja vaata, tegelikult minu arvates on üldse nii, et see on ka üks näiline vastasseis kõik. See on ka näiline vastasseis. Me teame, mis juhtub. Vaata, mina tean, ma võin omast kogemusest rääkida lihtsalt. Ma tean, mis juhtub siis, kui sa ei ole kontrollitud opositsioon. Ma tean, mis siis juhtub. Ma tean, et kapo ametnik tuleb sulle kohvikusse, ta ähvardab sind ja natuke aja pärast pannakse sulle kohvik kinni. Ma tean, et pekstakse nuiaga. Ma tean, et pankrotistatakse sina ja su pere ja kõik lähedased isikud ära. Ma tean, et sul ei ole võimalik põhimõtteliselt leiba lauale hankida, eks ole, ja sa pead muda august välja ronima, eks ole. Kindlasti ei tehta sinust suurt ja kuulsat ja tuntud nime kuidagi kuskil saadetes ega anta sulle platvormi kuskil YouTube'is ja mis iganes. Piisas ühest postitusest mainida Paavo Nõgese nime ja et Tallinki pardal toimub siis illegaalne vaktsineerimistegevus, mille abil teenitakse suuri rahasid ja kõik mu sotsiaalmeediad kontod olid lukust põmm. Nii. Organisatsioon on sees, eks ole. Postitused kustutatakse ise ära, ma ei ole kustutanud. Mitte, et nihutatakse feedis allapoole nagu Facebook teeb, vaid kustutatakse ära. Ehk siis, et loetakse privaatseid sõnumeid ja tullakse tsiteeritakse mentide poolt ma seda. Ma tean, mis juhtub, kui sa ei ole kontrollitud opositsioon. Minu küsimus on, kuidas need inimesed saavad rääkida? Kuidas nad ikka eetis on? Kuidas nad ikka miljonite jälgijatega on? Kuidas neil ikka pangakontod on? Kuidas neil need tehnikad, need kaamerad on, mis maksavad 30-40 000? Kuidas neid saateid maha ei võeta? See on kontrollitud opositsioon, nagu ma enne ütlesin, sellepärast, et vastasleer mõtleks, et ka meil on eeskõne, rahu, pingete maandamine, ei ole vaja rabeleda, näe, kändest sajab asja. Ta ütleb 99% tõde, aga pool tõde on kõige hullem vale, sellepärast, et see 1%, mis jätaks rääkimata, see ongi see, mis määrab. Aga te keegi ei taha öelda, et Charlie Kirk on elus või? Ei taha öelda või? Keegi ei taha öelda, et Charlie Kirk oli samamoodi agent ja õigel ajal vahetas narratiivi ära ja hakkas Iisraeli kritiseerima, sellepärast, et antisemitismi klauslit oli vaja võimendada. Läbi tema platvormi pidi selle tooma. Ja järsku peale seda räägitakse, the amount of radicalization that this has caused within me is undescribable. Inimesed räägivad, kus hakkas killustumine pihta, eks ole. Ja peale seda lajatatakse kohe antisemitismiga. Ja et see on jälle uus termin igal pool. We need to fight antisemitism. Nagu ma olen öelnud, kõige suurem semiidi rahvas on araabia rahvad. Mitte toetada Iraani on antisemiitlus. Millest me räägime? Et huvitav on vaata, et nagu neid asju ikkagi ei taheta nagu mainida või ei julgeta kahelda, eks ole. Aga veidral kombel need kõik asjad mängivad just sellele samale, teenivad seda sama eesmärki ja juba loogiliselt aitavad sellele ka kaasa, mis me ennem rääkisime, eks ole, mis on see siis Iisraeli riigi laienemine ja totaalse dominantsi saavutamine. No ja vaata, Alex Jonesi kohalt, eks ma 100% ei saa nagu midagi uskuda ja samamoodi nagu Trumpiga algul ma ka lootsin. Aga Jonesi ma olen ikkagi nagu aastaid jälginud, et tema võeti päeva pealt enne Covidit. See mõttes, et see oli nagu väga hästi ette ennustatav ka, et kui nad hakkasid rääkima igasuguse neid samu probleeme, millest meie ka nagu oleme siin nagu rääkinud ja välja toonud, temal võeti ju kõik sotsiaalmeedia pandi päeva pealt kinni. Ja tal on neid kohtukeisse olnud päris palju ja praegu on tal samamoodi see nii-öelda Infovaarsi brändi säilitamine ripub nagu juuksekarva otsas, et ilmselt võetaksegi tal need õigused ära nüüd. No sina teed paremini, aga kas Alex Jonesiga mitte ei olnud see, et tal on mingi teine nimi üldse ja ta on CIA poolt koolitatud kunagi nooruspõlves või? No neid asju on, öeldakse, et on Bill Hicks tegelikult ja neid asju on nagu nii palju ja . Ma küsin, ma ei ole uurinud seda, aga mul on kahtlused .
jah, ei no mina ka, ma räägin, ma nii-öelda mütsi ei söö kellegi eest enam ära juba ammu, aga siiamaani noh, selles mõttes, et ega mina ei võta Jonesi, nagu ma räägin, et mul vahepeal ma ei suutnud teda üldse kuulata, sest käis ainult üks Trumpi ülistamine kogu aeg. aga noh, nüüd no sest oli vaja tema tuua võimule, noh. Peale seda võib kritiseerima hakata jälle, aga ta oli vaja tuua positsioonile. Ja vaata siin noh räägivad, oi, et see Trumpi kohta on ju. Trump, ainus põhjus, miks Trump täna üldse ju vabaduses on ja seal toimetada saab, on sellepärast, et juudid maksid tema, vabandust, mitte juudid, sionistid maksid tema pankroti kinni, eks. Tal oli ju selline kriminaal, tähendab, vaata iga kohtuasjaga on nii, et teatud summast alates on vargus või siis maksupettus, mis tahes asi, on kriminaalkorras karistatav. Seal on piirmäärad. Ja Donald Trumpi pankrot, need numbrid olid sellised, et ta ei peaks olema väga pikaks ajaks vangis. Miks ta ei olnud vangis? Sest sionistid maksid tema selle võla kinni. Aga mis sa mõtled, et lihtsalt heast tahtest maksti võlg kinni? Võlg maksti kinni sellepärast, et kui tuleb aeg, siis me teeme sinust presidendi ja sa lunastad oma võla. No. Ja mees lunastab oma võlga praegu nii, et tolmab on ju. No. Et kompromiteerivat materjali ei ole, lubas Epsteini failid kõik avalikustada. Midagi pole avalikustatud ja kõik mis võiks olla siis nii-öelda avalikustatud, siis on redacted on ja see musta on rohkem kui avatud teksti, eks. Ja üksikud siis senaatorid, noh, me ei tea, mis on tegelik tõde, aga üksikud senaatorid siis kirjutavad, et kes said need alguses need unredacted failid siis kätte, et seal muud ei olegi kui noh, lehekülje haaval Trumpi jälkustest, eks ole. Et noh, see selleks ma räägin, see on jälle kõik tegelikult, me räägime nendest marionettidest, eks ole. Et suurem dünaamika on see, mida teeb süsteem vaba hingega. Süsteem on siis see Deus Ex Machina, Yuval Noah Harari on seda kirjeldanud, lugege tema raamatud läbi, kui te tahate aru saada, mis siin maailmas toimub ja unustage see poliitika vaatlemine ära, sõjauudiste kuulamine. Võtke Yuval Noah Harari need raamatud ja vaadake, milline on nende utopistlik siis satanistlik maailmavisioon ja täpselt selle järgi me lähemegi. See on nende piibel. Kui mina võtan õhtul piibli, siis nemad võtavad selle Deus Ex Machina, mis on masin jumalaks. Nii. See ongi orgaaniline maailm versus tehislik maailm ja kogu asi taandub sellele nagu diskussioonile lõppkokkuvõttes, et seda me näeme. Aga noh, ütleme, kui nüüd lihtsalt keskmisele inimesele natukene midagi lihtsamat pakkuda või rääkida, siis võib ju rääkida lihtsatest asjadest ka, et mida siis see sõda seal Iraanis nagu tähendab, eks. Tähendabki seda jah, et tarneprobleemid kontrollitud viisil. Mitte nii, et näed, Iraaniga on konflikt ja nüüd näiteks homme on poeletid tühjad. Ei ole. See Iraan versus USA see sõda on jälle ühe lohe kaks tiiba. Ja sellega see on reguleermehhanism. Ehk siis me keerame kinni ja laseme lahti ja kogu aeg vaatame valupunkti, kogu aeg jälgime maailma majandust, sest et me peame säilitama süsteemi toimimise. Me ei saa panna näiteks maailma majandust kinni nii, et nüüd see sõltumatu mass, vaata sina, mina ja talupojad tulevad hangudega välja. Seda ei saa juhtuda. Me peame kogu aeg selle valupunkti piiri peal hoidma, et inimene ikkagi istuks hommikul oma autosse, keeraks süüdet ja sõidaks tööle, vaata. Et ütlus on kallis, valusam, aga ikkagi teen ära. No näed, elektri hind oli nii kallis, et 2 nädalat oli talvel nagu nälg majas, aga siis läks lihtsamaks. Järgmine kuu oli soodne ja saad aru, jälle anti nagu hingamisruumi ja nüüd läheb paremaks. Et kogu aeg käib see ja jälle sportlasena on mul hea rääkida, et kuidas käib treening, igasugune treening, nii füüsiline kui vaimne, käib taluvuspiiri peal. See ongi see, sa nihutad taluvuspiiri, sa lükkad kogu aeg uue rekordi, natukene taastud, uue rekordi, nii vaimselt kui füüsiliselt, aga majanduses ja suurtes dünaamikates ja massihüpnoosis kehtivad samad põhimõtted, eks ole. Nemad teevad väga hästi seda programmi ja nad nihutavad meie taluvuspiiri kogu aeg. Sinnamaani, kuni me oleme valmis taluma seda, et me istume kapslis ja ühest torust voolab väljaheide välja ja teisest torust voolab kõrt sisse.
nende eesmärk on taluvuspiir nagu sinnamaani lükata, eks ole, et sa paned ise endale selle juhtme pähe ja USB laadija külge ja ütled, et pange mulle robot käsi, et no mis iganes. Et nemad ei pea meile suruma kodaniku palka. just, vaat see ongi kõige olulisem, et me peame ise seda nõudma hakkama. Kui nad peaksid selle nagu vägisi peale suruma meile, siis tekiks ju vastuhakk. Aga see peabki olema see, et see on õndsus, et need lõpuks ometi ma saan nagu normaalselt elada. Olengi sellises situatsioonis, nagu sa just kirjeldasid, aga mul on sina ja mina ei taha, aga keskmine 16-aastane täna paneb kohe allkirja Lidli ees, kui saaks kodaniku palga. Sest ta ei saa elust mitte midagi veel aru. Vaimsed protsessid ei ole üldse alanudki, rääkimata sellest, et nad lõppenud oleks. Ja nad panevad kohe allkirja, kui neile pakutakse sellist võimalust. Mine vekki, tööl ei pea käima, saan kodaniku palka, lihtsalt istu ja game'i. Ole droonipiloot. Täpselt. See on meie see endgame, eks ole, mille suunas me nagu liigume vaikselt. Aga jah, siis meile, kuidas siis otseselt mõju avaldab, ongi see, et taluvuspiiri nihutamine järjest raskem, järjest kallim, vahepeal läheb midagi odavamaks, annab puhkehetke, siis tuleb teisest otsast jälle mingi raskus juurde, laseme kütusehinna, toiduhinna natuke alla, paneme julgeolekumaksu natukene juurde, saad aru, anname sulle natukene vabavoli siin juurde, siis keerame sul näiteks mingisuguse projekteerimise kinni, sa endale enam kuuri ehitada või tead looma võtta, eks ole, või koristame sul linnud või sead ära, eks ole, ja keskmine kogu aeg läheb halvemaks. Et natukene vabadusi, natukene raskemaks, natukene vabadusi, natukene raskemaks, aga trend on kogu aeg orjusesse ja sõltuvusse, eks ole. Ehk siis ainus vastukäik sellele, reaalne vastukäik ongi, kõlab hästi halvasti, aga kui sa tead, et nad tahavad sult midagi ära võtta, siis anna see juba ise ära. See on usu elu põhimõtteliselt, et te ju võite võtta, tahate mult võtta, aga ma annan selle juba ise ära ja näitan teile, et ma saan ilma, ehk siis kuidas te saate mult midagi ära võtta, kui ma seda ei vajagi või ma seda teile ise ära annan, vaata. Piibel on selle kohta hästi öelnud, et kes tahab sult, ma ei tea, 7 nahka riisuda, anna talle 14 umbes. anna talle kõik kaasa. Et see on see, mida me saame teha. Kuule, aga super, sa oled tegelikult kõik asjad juba minu meelest väga hästi kokku võtnud, aga kui sul on veel midagi lisada, ma ei mõtle üldse nüüd nagu selle Iraani ega üldse selle sõja teemal, vaid üleüldiselt mingisuguseid viimaste päevade või nädalate mõtteid, mis on kogunenud ja mida tahaks võib-olla jagada? Mul on üldse elulised mõtted, ma ütlen, tead, ma olengi jõudnud oma selles mõttekäigus ja järeldustes sinnamaani, et me kõik tahame lahendada mingisuguseid asju, eks ole, mingid probleeme siin ja sealpool maailma. Aga me unustame ära, et meil on enda ümber asjad kõik pilla-palla. Ja kuna meil on enda ümber pilla-palla, siis ei saa riigis ka korras olla. Sest et see jutt, mida meile räägitakse, et ladvast juhitakse, ei juhita, mass juhib alt üles. Nemad on sunnitud massi järgi tantsima. Ja meie massina oleme muutunud. Meie anname kurjusele voli. Meie valime mugavuse. Ma iga päeva elus näen seda, kui raske on iseendaga saada võidelda, vaata. Pese käsitsi nõudra. Ei, nõudepesumasina. Kui sa nõudepesumasinaga juba pesed enam käsitsi pesta ei taha, eks ole. Kui sa juba mootorsae kätte võtad, ei taha enam käsitsi, ei taha enam käsitsi saagid lõhkuda. Sa pead iseendaga hakkama neid trikke, et lähed õue, vaatad seda puidu pirna, mõtled, võta see kirves, ei võta täna paku lõhkumismasinat. Võta kirves. Ja pane 6 tundi, nii palju sa pead vaimsusega endast üle saama ja tegema selle töö ära, et minna tagasi. Ehk siis minna edasi, minnes tagasi. See on ainukene väljapääs. Ja sa jõuadki lõpuks sinna, kus kurjus leiab su taaskord, nagu nad kohvikus su leidsid üles või kust iganes, nad leiavad su kõige sügavamast metsast ka kuskilt ülesse, sest et ta jälestab seda. Kurjus jälestab seda inimest, kes ei lase ennast segada, kes on sõltuv, kes üritab ise hakkama saada, vastutab kõige eest ja ta tuleb otsib sult ülesse, et pakkuda sulle, nagu saatan pakkus Jeesusele mäe otsas, kui ta oli 40 päeva paastunud, ta oli vaimselt nõrk. 40 päeva paastunud, mõtle, mis seisus sa oled, eks ole. Sa võtaksid kõik vastu, mis sulle pakutakse. Aga Jeesus Kristus on nii kõva vend, saatan ütles, näed, sa saad kõik selle siin vaata. Lihtsalt kumarda minu eest, et tagane minust, saatan. Eks ole. Et põhimõtteliselt sellise vaimsuseni peaksid sa nagu ideaalis jõudma, see on meile antud ideaal, kes mis sinna jõuab. Aga fakt on see, et see on nagu ainuke reaalne vastupanu ja ma olengi igapäevaselt oma töös ja elus ja pere juures siin ma mõlgutangi neid mõtteid, Peeter, ausalt öeldes ja ma üritan just nii teha, et kui ma hommikul ärkan, siis selle asemel, et minna ja hakata maailma asju lahendama,
näita eeskuju. Et ongi see, et ma loodan riigi peale või kelle peale, aga kas minu peale üldse loota saab või? Kui paljud minu peale loota saavad? Kas minu majandus on parem kui riigi majandus või? Vaatajad, kuulajad, riik on võlgu, maksud on kõrged, aga kas sinu liisingumakse on väike või? Kas sina ei ole võlgu või? Aga sa oled ka võlgu ju. No sa oled pahane, et riik müüs mingisuguse põlevkivi maardla maha või müüb metsa maha või? Aga kas sina ei müünud sulle pärandatud esivanemate talu või korterit maha selleks, et endale äge auto osta või reisule minna või? Kas sa ei ole neid vigu teinud või? Kas sa erined siis meie valitsejast niivõrd või? Vaata, me peame ise endale need küsimused esitama, vaata. Või otsid sa võimalust esivanemate maalapp tagasi kätte saada? Kas sa oled valmis tulema ära oma moodsast kodust linnas oma elektriautost, muudad oma touchscreenidest ja hakkama uuesti, kas sa parandad oma sokke, milles on augud sees või sa lähed ostad uued, noh. Võtad oma tööriista kätte, lähed, teed ühe peenra korda. Mitte sellest, et sa ei toidagi ennast ära. Sinu kartul on, muna on 5 korda kallim kui poest osta. Aga kas sa teed seda tööd iseendaga ja näitad loojale, et ma üritan teisiti. Ma ei tee sulle, ma ei tee riigile, ma ei tee naabrile, ma teen talle. Ma teen talle, sest minu üle mõistetakse kohut. Ja vaata, kui sa sellisesse kohta jõuad, siis sa oled võitmatu. Hirm kaob, mured kaovad, sind ei kõiguta mitte miski enam, sa oled valmis selleks, mis tuleb, sa tead, et see tuleb ka. Saad aru? Et see ei ole see, et mille nimel elada, vaid sa oled leidnud selle, mille nimel rahus surra. Mida tehes iga päev ma võin vaikselt hääbuda ja seda mannetu lihakeha lasta ära kõduneda, eks ole. Et ma tahangi selle ära kulutada, sest see ei ole igav. Aga inimesed üritavad, surmahirmus nad üritavad saavutada saavutamatut, ehk siis surematust. Mis sa selle varaga teed, kui sa ära kärvad? Midagi ei tee, sellest sa kasutad neid asju siin. Ja sul on vaja kõike endale krahmata ja omada ja kokku osta ja ligimesega tülitseda ja sõdida ja sa ei oma, sa kasutad kõiki neid asju siin lihtsalt. Nii et need on minu igapäeva mõtted selles mõttes ja selles mõttes mõni siin ütleb, et Elvis on jubedalt kibestunud. Ma ei tea, ma vaatan ringi ja ma vaatan saateid ja kommentaariume ja ma näen, et te kõik olete kibestunud. Ja kõik loodate mingisugusele maagilisele õlekõrrele, peaasi, et ise ära ei peaks tegema. Kõik heietavad, hädaldavad, kurdavad, loodavad. Aga te loodate asjadele, kust ei tule lahendust. Loodate poliitikutele, valitsejatele, presidentidele, kellel pole sooja ega külma teist. Nad ei tea teie nime. Nad ei tea teie nime, te olete bilansis üks närune, 1 miljardi sees. Te olete lihtsalt üks korpus, kelle elu jõudu nii-öelda siis harvestida või kasutada, eks ole, et selleks, et jälle enda suunal rikkusi ja võimu tuua, eks. Ja te reaalselt arvate, et nemad hoolivad või nemad tulevad, teevad siin mingi riigi korda või see on üks suur raamatupidamislik protsess, varade jagamine ja teie ei ole pundis, teie ei ole saajate hulgas. Nii et mida varem me sellest aru saame, seda varem. Seda varem me tuleme ligimestena jälle kokku ja seda varem hakkab, ütleme, see asi ka valitsejale närvi käima. Sellepärast, et saad aru, kui on mingisugune kamp tegelasi, vaata, kelle ukse taha tuled, et ma tõstan su maksu. Tõsta, hea küll. Karjub selle vaata ukse taga. Ma kaeba teid kohtusse. Kaeba. Saad aru, mis sa teed mulle? Eraisiku pankid, kõik head sulle. Ja saad aru, ta läheb lõpuks nii, et täiesti lõpp nende hulludega ei ole midagi teha. Need on hullud, Need elavad oma seadust järgi, oma maailmas. Vaat, siis sa oled võidus. Ja see on väga hea, peabski oma kas või hullude või kelle iganes siis maailma tegema ja siis oleks vähemalt mingisugusel kontingendil oleks rahu majas. Et sa ise elad ka maal, sa näed tegelikult, kui vähe on vaja ja kui hea on uni. No tõesti, just. Et ongi, et see mõttes, et linnakeskkonnas on tõesti keeruline kõigest sellest virvarist eemal olla, aga maal on et kui tahad, oled selle sees, teed arvuti lahti, kui taha, lükkad kinni, lähed välja, sügad loomi, naudid päikesepaistet, sääski ja parme ja on väga... Minu jaoks on need sõjauudised ja poliitikauudised nagu ilmateade. Ma võtan selle hommiku kohvi kõrvale, inimesed elavad päev otsa seal. Ma olin ka seal augus. Ma pidin linnast ära tulemast. Ma sain aru, et ma olen hüpnoosis. Ja inimene on nii rumal, et ta peab ennast targaks ja tugevaks. Me ei ole targad. Tugevus seisneb selles, et sa tead oma nõrkust. Nii.
ja ma sain aru, et ma ei saa korda ennem, kui ma füüsiliselt tulen ära sealt keskkonnast, sest see vale, mida sa ise endale räägid, et sa oled halvas keskkonnas, aga jagad matsu või saad asjast aru, see on delusioon. Keskkond kujundab vilja, see kasvatab sinu tomat, kasvab keskkonnas, sinu laps kasvab keskkonnas, sina ka kujuned, oled, paraned, haigestud tulenevalt sellest, mis keskkonnas sa oled. Sa ei ole nii kõva vend, et sa otsustad, et see mulle ei mõju. Mõjub küll. 5G on võimsam kui sinu see antenn, millega sa siin telepaatiliselt kellegagi suhtled või oma arvestama. Et see on palju võimsam. Nad teavad seda. Et ühesõnaga, sa pead keskkonna ära vahetama ja siis saad alles teised asjad sulle ligi. Mul ka oli samamoodi, et vahetasin keskkonna ära, hakkas muu asi pihta, eks ole. Et seni kaua oli nagu selline, kuidas ma ütlen, nagu sa läksid trellide taga, sa tead, et sa tahad välja. See linna magnetväli hoiab sind niimoodi kinni, et ta lausa ei lase sind välja, eks. Siis ära helk ja kõik see ja maal saad nagu selgemalt mõelda, et ei pane neid oma AirPodse kõrva ja istud jõe ääres ja vaatad, mis mõtted ligi tulevad, siis saab looja suga üldse vestelda alles. Eks ole, sinu sisemine see sosine hääl, me peame seda enda hääleks, aga mis siis, kui see on looja hääl hoopis, mis siis, kui tema sinuga räägib? Annab sulle mõtteid ja nii edasi. Just, aga selle maavaikusega harjub nagu nii kergesti ära, et tegelikult, vaata, ma ei tea, sina oled ka juba päris jupp aeg olnud, aga meil siin vahel käivad inimesed külas, siis esimene asi, kui autost välja astutakse, on kohe see, et oi, kui vaikne teil siin on. Et ise nagu ei saagi enam aru, ise saad aru siis, kui lähedki Tallinnasse või Tartusse ja siis mõtled tõesti, et ära tuled, et miks mul pea valutab. Aga see vaikus on ikkagi nagu müstiline, et tõesti nagu sa ütled, et siis saavadki mõtted tekkima hakata. Ja muutub vastupidiseks, vaata inimestel on, kui telekat ei ole, siis on häiriv vaikus, on kuidagi ebamugav on ja kohatu on ja oligi endal ka. Ja nüüd ei ole telekat, mul ei ole telekat ammu juba, aga pole telekat, pole raadiot, pole muusikat, pole midagi vaata. On ainult elutegevust, loomahääled, mets, linnulaud ja nüüd on vastupidi. Lähed vanemate juurde telekas mängib häiriv, mingi müra, ma ei kuule oma mõtteid enam, mul hakkab juba nagu raam hakkab sassi minema, sest ma tunnen, et mingi asi sõidab sisse, aga ma üritan kinni hoida ma mingisugusest mõttelõngast, vaata. Et see on see, kui hea see tööriist on meie mõttelõnga katkestamises, vaata. Ja mitte ainult selle mõttes, et vaata, hästi paljud inimesed ütlevad, et ega ma ei kuulagi seda, et ta on seal tagataustal, mul lihtsalt mängib ja las ta olla, eks ju. Aga alateadus võtab kõik selle ju kinni. Ja nagu sa just ennem ütlesid, et kui palju neid sõjauudiseid on, et siis ongi, et miks inimesed on depressioonis ja teevad mingisuguseid imelikke otsuseid võib-olla, et kogu aeg neile see ajupesu järjest tuleb niimoodi sisse, et raadios telekas, mida nad omast arust ei pane tähelegi üldse, et see tuleb. See on väga peen jah, see tehnoloogia, et see on ju meie kahjuks tööle pandud ja see on naiivne arvata, et ta lihtsalt taustal mängib, see on põhjusega, seal keegi maksab miljonid ja miljardid selleks, et mingit teleprogrammi töös hoida ja sulle kogu aeg sisu toota. Sellel on eesmärk, eks ole. Jah, täpselt. Kuule, aga suur tänu jälle sulle su aja ja mõtete eest, et oli väga kosutav. Et vaatame, kuidas siin asjad edasi lähevad ja võib-olla suhtleme veel nendel samadel teemadel. Alati rõõm vestelda, Peeter. Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid Pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlik inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded püsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest, lisaks reklaamitulule veel umbes 10 eurot kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise
saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise. Ja isegi mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga. Ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.